See on alanud. 10 NATO lennukid on ümbritsenud Venemaa enklaavi Kaliningradi ja lääne poliitilistes ringkondades räägitakse üha aktiivsemalt NATO kindral Donahju plaani elluviimisest, mis just nimelt näeb ette Kaliningradi hõivamist kui esimest faasi sõjas Venemaaga. On teada, et USA, Poola, Norra ja Leedu õhuväed viisid läbi õhumanöövreid Venemaa Kaliningradi oblasti piiridel. Operatsioonis osales kuni 50 lennukit ja kopterit, sealhulgas luurelennukid, tankimislennukid ja hävitajad, samuti ründekopterid. Poola operatiivjuhtkond teatas, et tegemist oli õppustega, mille eesmärk oli liitlasvägede koostöövõime suurendamine ja ühiste õhuoperatsioonide harjutamine. Samuti täpsustati, et tegemist oli Ameerika Ühendriikide juhitud ühise operatsiooniga. Oluline on märkida, et õppuste stsenaariumit ei avaldatud. Lisaks ei teatatud nende läbiviimisest ette, nagu sellistel juhtudel tavaliselt tehakse. Veelgi enam, hiljem laienes see õppus ka Läänemerele ja isegi Mustale merele. Seetõttu ehmatas see venelasi väga, sest NATO lennukid ümbritsesid Kaliningradi ootamatult. Samal ajal sai teatavaks, et kohe pärast õppusi lendavad Kiievisse NATO sõjalise komitee esindajad, kes märgin ei olnud Ukrainas juba 8 aastat käinud. Aga see pole veel kõik. Üha rohkem poliitikuid Euroopas ja USAs väidavad, et jah, sõda Venemaaga võib alata juba lähiajal. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal ja pange videole like. Ja võib-olla natuke hiljem, juba vaatamise lõpus, kirjutage oma kommentaar selle video alla. Nii et kõigepealt kogume faktid kokku, siis analüüsime kõike toimuvat. Alates 18. augustist töötas Venemaa Kaliningradi lähedal samaaegselt umbes 25 sõjalennukit ja sama palju NATO helikoptereid. Jätke see number meelde, sest hiljem tulevad siia täiendused ja tundub, et see arv on isegi suurem. Nende lennukite hulgas olid E-3A AWACS-i luurelennukid, samuti USA ja Norra hävitajad. Tankimislennukid, luurelennukid ja Apache ründekopterid. Kuid mis veelgi olulisem, esimest korda kogu selle aja jooksul märgati Kaliningradi lähedal ka lennukit EA-37B Compass Calli. See on üks uuemaid Ameerika Ühendriikide elektroonilise sõjapidamise lennukeid. Ta töötas umbes 2 tundi mööda Venemaa Kaliningradi enklaavi. Selline lennuk võib tegelikult segada sidet, radareid ja muud teavet. Poola sõjaväelane nimetas seda, tsiteerin, spetsialiseeritud luure ja elektroonilise sõjapidamise paketiks. Asi on selles, et sellised lennukid võivad lihtsalt täielikult segada sidepidamist teatud territooriumi kohal. Tegevus jätkus ka 19. ja 20. augustil. AWACS lennukid, luurelennukid ja tankurlennukid töötasid taas Baltikumi kohal. Seejärel liikusid nad Valgevene juurde ja edasi Musta mere poole. See tähendab, et pärast operatsiooni Kaliningradi lähedal laiendas NATO operatsiooni järsult ja liikus mööda piiri venelastega. NATO kinnitas operatsiooni ametlikult, kuid detaile ei avalikustanud. Ja mis oluline, kinnitas operatsiooni alles pärast selle läbiviimist. See on ebatüüpiline, sest tavaliselt ütleb NATO ikkagi ette, et me viime läbi sõjalisi õppusi sellisel ja sellisel kuupäeval. Seekord ei hoiatatud üldse. Isegi venelased kohapeal ei teadnud, et midagi plaanitakse. Nad nägid neid lennukeid alles siis, kui need olid juba õhku tõusnud. Ametlikult on see USA juhtimisel toimuv kaitsetegevus. Samaaegselt kasvas järsult ka tegelike Vene lennukite tõkestamiste arv NATO idatiival. Platvormil Polymarket tõusis eile tõenäosus, et NATO riiki rünnatakse enne 2026 aasta lõppu. Rekordilise 70%. Varem pole see turg sellist taset näidanud ja ma rõhutan, et need on vaid kauplejate panused, mitte luureprognoos. Aga just sellised hüpped Polymarketil on juba korduvalt eelnenud suurtele sündmustele. Miks? Asi on selles, et Polymarket on korduvalt sattunud skandaalidesse siseteabe põhjal tehtud panuste tõttu. Mida selle all mõeldakse? Muide, Ameerika Ühendriikides alustati selle tõttu isegi eraldi uurimist. Praegu viib prokuratuur läbi uurimist.
sest selgus, et ametnikud teavad. Need, kes teavad üksikasju mingi ettevalmistuse kohta, näiteks mõne operatsiooni või avalduse kohta ja nii edasi, nad teevad panuseid Polymarketis ja lõpuks teenivad lihtsalt miljoneid dollareid. 2026. Aasta aprillis süüdistati ühte Ameerika sõjaväelast selles, et ta tegi Polymarketis panuseid salajase teabe abil. See oli just siis, kui käis USA sõda Iraani vastu. Lõpuks teenis ta üle $400,000. Uus uurimus tuvastas üle 150 kahtlase rahakoti, mis võisid kaubelda salajaste sõjaliste andmete põhjal. Nende kasumiks hinnati umbes $8 miljonit. Ehk siis mõte on selles, et Polymarketis teevad panuseid üsna hästi informeeritud inimesed. Ja kui seal avatud sõja tõenäosus järsult tõuseb, see võib viidata sellele, et teatud ametnikud hakkavad jälle, teate küll, turule sisenema. Nüüd vaatame kogu pilti üksikasjalikult. Alustame Saksa analüüsist, mis toimub Kaliningradi ümber, sest just see annab kõige põhjalikuma ülevaate toimuvast. Väljaande Merkuur andmetel viibis 19. augustil Poola kohal ja Läänemere kohal samaaegselt üle 50 alliansi lennuki. See tähendab, et arv oli kõrgem kui esialgsed hinnangud, mis olid 25 lennukit. Väljaande vaatlejad kirjutasid otse välja. Jääb vaid loota. Loota, et Venemaa sai sellest sõnumist aru. Bundeswehri ülikooli analüütik Carlo Massalo ütles samas artiklis, et õppused olid suunatud just NATO võimete demonstreerimisele selles piirkonnas. Ja jääb vaid loota, et Moskva mõistis seda signaali õigesti. Nimelt, kui vaja, on NATOl piisavalt jõudu, et näiteks vallutada Kaliningrad või võtta see range piiramislõngasse. Ja Merkuuri andmetel viitab selline kõrge Põhja-Atlandi alliansi aktiivsus NATO ulatuslikule strateegilisele ümberkorraldusele piirkonnas. See tähendab, et alliansi juhtkond töötab samaaegselt läbi mitu operatiivsuunda. Esimene suund on Suwałki koridor. See on kitsas maariba, mis ühendab Poolat ja Leedut ning mida peetakse kogu alliansi idatiiva kõige haavatavamaks kohaks. Kuna just sealt läbib ainus maismaatee, mis varustab Balti riike, siis juhul kui Kaliningrad ja Valgevene samaaegselt selle lõigu sulgevad, on olukord väga keeruline. Teiseks töötab NATO välja maismaa operatsioonide stsenaariume, mille raames kaalutakse võimalikke vastulööke Venemaa Föderatsiooni õhu- ja raketitõrjesüsteemidele, mis asuvad otse Kaliningradi oblasti territooriumil. Siin tasub meenutada otsest seos sellega, mida me juba varem selles YouTube'i kanalis arutasime. Eelkõige NATO plaaniga sõja puhuks Venemaaga. Endine NATO maavägede ülem Christopher Donahue ütles varem, et allianss on välja töötanud plaani Venemaa Föderatsiooni sõjalise potentsiaali mahasurumiseks just Kaliningradi oblastis. See saab olema esimene sõjategevuse akt Venemaaga. Kaliningradi sõjalise potentsiaali mahasurumine ja kui Venemaa sellest signaalist aru ei saa, on NATO valmis selle territooriumi ajutiselt isegi hõivama. Või võtta teine variant, täielik blokaad. See tähendab, et praegune õhuaktiivsus ei ole lihtsalt mingi abstraktne jõudemonstratsioon. Ei, see on konkreetse ja, mis oluline, juba välja käidud stsenaariumi otsene peaproov. Selle esimene etapp, kui meenutada NATO struktuuri nimega Land War Warfight Concept, eeldab just nimelt lööke Kaliningradi õhutõrjesüsteemide pihta, kui esimest prioriteetset sihtmärki. Iseloomulik on ka laiem kontekst, milles NATO lennuväe aktiivsus Kaliningradi oblasti lähedal ilmnes. NATO lennuväe ebatavaline aktiivsus registreeriti pärast Ameerika luure hoiatusi, et Venemaa võib rünnata mõnd alliansi riiki, et panna proovile alliansi valmisolek liitlasi kaitsta. Just seda stsenaariumi, mida me ka varasemates saadetes koos teiega analüüsisime seoses Balti riikidega. Ärge jätke saateid vahele ja te olete alati täielikult kursis. Lisaks teatasid Leedu võimud vaid 2 nädalat enne seda, et Kreml võib kaaluda rünnakuid Balti riikide kriitilise taristu vastu, kasutades selles kinni püütud Ukraina droone, et varjata omaenda seotust rünnakuga. Ehk siis versioon valelipu operatsioonist, millest me samuti varem juba rääkisime.
nüüd toon teile konkreetse õhujõudude koosseisu, mis fikseeriti 18., 19. ja 20. augustil otse Kaliningradi juures. Eelkõige oli seal korraga mitu, aga ma nimetan neid ükshaaval. Niisiis, mitu kaugmaa radarituvastuse ja juhtimise lennukit ehk E3 Avaksit, Ameerika elektroonilise sõjapidamise lennuk EA-37B Compass Call ja luurelennuk Artemis 2. See kinnitab ja täiendab juba esitatud andmeid, et kasutatud tehnika viitab mitte tavalistele treeninglendudele, vaid just luure ja elektroonilise sõjapidamise paketile, mis on võimeline koguma andmeid Venemaa õhutõrje ja sidesüsteemide töö kohta reaalajas ja kohe neid ka segama. Õhutegevusega paralleelselt registreeriti ka mereliiklust, kuid juba teiselt poolt. Jälgimisprojekti Aktivatika andmetel teatasid osintallikad Vene vägede liikumises Balti piirkonnas ja Põhjamerel. Eriti toodi välja laevade Sparta ja kindral Skobelevi ning põhjalaevastiku suure allveelaevatõrjelaeva admiral Levtšenko lähenemine piirkonnale. Saksamaa rannikust mitte kaugel märgati samuti fregati admiral Kasatonov. See sama, mis on varustatud hüperhelikiirusega rakettidega Tsirkon, millest ma juba rääkisin seoses Vladimir Putini ähvardustega hõivata lääne laevu vastuseks sellele, et lääs hõivab Venemaa varilaevastikulaevu. Osa vaatlejatest tõlgendab toimuvat praegu kui alliansi valmisoleku demonstreerimist Vene vägede vastuliikumise taustal. Nüüd, kuidas Venemaa sellele kõigele otseselt reageerib ja siin tasub välja tuua kogu reaktsioonide spekter, vaoshoitudest kuni äärmiselt karmideni. Esiteks, Kaliningradi oblasti senaator Aleksandr Šendrjuk-Žitkov rõhutas, et piirkonda kaitseb kindlalt Balti laevastik. Ja tuletas meelde, et Venemaa president Vladimir Putin on korduvalt öelnud, tsiteerin, välkkiirest ja hävitavast vastusest igale provokatsioonile Kaliningradi suhtes. Ametlik piirkondliku võimu seisukoht on demonstratiivselt rahulik, just kui poleks midagi hullu. Piirkond on harjunud NATO lennukitega ja kui midagi juhtub, siis Moskva kaitseb. Mida lähemale Moskvasse, seda valjemini karjutakse seal, et Moskval on väidetavalt täielik õigus kasutada kõiki kättesaadavaid kaitsevahendeid, sealhulgas muidugi ka tuumapotentsiaali. Aga sõbrad, ma ei hakka siin pikalt targutama, lihtsalt tuletan meelde, et metsistunud venelased on juba peaaegu 5 aastat täiemahulise sõja faasis ähvardanud Ukrainat ja Euroopat tuumarelvaga. Tõmbavad mingeid punaseid jooni. Ukraina on kõik need punased jooned juba ammu ületanud ja mitte midagi ei juhtu, absoluutselt mitte midagi. Isegi kiilakas diktaator Vladimir Putin ei ava enam oma suud tuumarelva teemal. Kõik see ei mõju enam kellelegi. Kogu see tuumaretoorika on lihtsalt kiilaka käebuse Putini bluff. Tegelikult vastas Venemaa teisiti. Venevoole andmetel viidi läbi vastumanöövrid Läänemerel, kus osalesid Balti laevastiku laevad. See tähendab, et see on sümmeetriline jõudemonstratsioon vastuseks NATO aktiivsusele. Ja täna kogus Putin taas Venemaa Föderatsiooni julgeolekunõukogu kokku ja kutsus järjekordselt üles tugevdama Venemaa julgeolekut Arktikas. Siin on oluline mõista, et praegune pingete tõus ei ole selle vastasseisu esimene episood just Kaliningradi ümber ainult sel aastal. Juba mais teatas Leedu välisministeeriumi juht Kęstutis Budrys, et NATOl on vahendid Venemaa sõjalise infrastruktuuri ründamiseks Kaliningradi oblastis. Kremli reaktsioon oli siis taas demonstratiivselt põlglik. Siis nimetas Putini pressiesindaja Peskov seda avaldust hullumeelsuse piirile jäävaks. Tsitaat. See Venemaa vastane mõtlemine pimestab neid ega lase neil tulevikule mõelda. See ei tee neile au. See kõik on Venemaa vastasus. Ja pärast seda läks Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja, joodikus pressiesindaja Maška Zaharova veelgi kaugemale. Nimetades sellist avaldust suitsiidseks paranoiaks ja süüdistas Balti riike pingete õhutamises. Kuid juba juunis viis NATO läbi õppused otse Leedus Suwałki koridori piirkonnas, mille käigus lääne sõjaväelased harjutasid Kaliningradi blokaadioperatsiooni läbiviimist. Ehk siis enklaabi blokaadi teema.
Allianss töötas selle praktikas läbi ja seda juba 2 kuud enne praegust õhuaktiivsust. Ja teate, mis on naljakas? Siis 2 kuud tagasi seesama napsilembele Maška Zaharova ütles, et selle hullumeelse avantüüri algataja saab hävitava vastuse osaliseks. Ja ei saanudki, vaid korraldas veelgi suuremad manöövrid Kaliningradi ümber. Ja siin ma selgitan, kuidas see kõik välja näeb ja mis selle kõige taga on. Poola ja NATO ametlik versioon on, et tegemist on plaaniliste õppustega liitlasvägede koostöö harjutamiseks, mis pole millegagi konkreetsega seotud. Selle versiooni probleem seisneb selles, et õppusi ei olnud eelnevalt välja kuulutatud, nagu tavaliselt tehakse. Ja kasutatud tehnika koosseis, sealhulgas esmakordselt Kaliningradi juures nähtud lennuk Compass Call, on ilmselgelt liig, mis liig tavapäraseks koostöötreeninguks. Ei. Teine versioon, mida kinnitab ka kindral Donahue varasem plaan, see on sihipärane konkreetse lahingustsenaariumi demonstratsioon Kaliningradi õhutõrje mahasurumiseks, mida harjutati paralleelselt Suwalki koridori blokaadiõppustega juba juunis. See versioon moodustab tervikliku pildi etapiviisilisest ettevalmistusest. Kõigepealt harjutatakse maismaa koridori blokaadi Valgevene ja Kaliningradi oblasti vahel, seejärel aga õhurünnakut enklaavi enda kaitse vastu. Ja kolmas versioon, mida isiklikult mainivad Donahue ja temaga seotud allikad ning mida kinnitab ka Ameerika luurehoiatuste kontekst. See on osa NATO laiemast ettevalmistusest just selliseks stsenaariumiks, kus Venemaa üritab alliansi otsustavust testida piiratud rünnakuga mõne liikmesriigi vastu. Võib-olla vale lipu all, kasutades vangistatud Ukraina sõdureid. Ja Kaliningrad ei ole selles loogikas NATO rünnaku sihtmärk, vaid punkt, kust Venemaa ise võiks muide proovida esimesena rünnata. Nii et praeguses etapis võime tõdeda, et NATOs harjutatakse juba avalikult stsenaariumi, kuidas täpselt metsistunud Venemaale vastu seista, kui ta peaks astuma samme Põhja-Atlandi alliansi vastu. Siin ma panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused kommentaaridesse. Selle video all tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laiki panna. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head!